Oh my god. See päev on käes. Ma lähen 24 tunniks Baselisse Eurovisiooni ajal. Kell on praegu 7:30 ja ma võtan jälle suuna pearaudteejaama poole. See sõit Baselisse peaks kestma 6,5 tundi. Ma olen pretty excited. Ma tegin veel viimase hetke istmebroneeringu endale, sest ma vaatasin, et see rong on päris täis ja ma ei taha 6,5 tundi seista või põrandal istuda. Ma olen nüüd küll praegu ainult umbes 1,5 tundi sõitnud, ehk siis 5 tundi on veel, aga ma mõtlesin, et ma võib-olla räägin veidike, kes on üldse mu selle aasta lemmikud Eurovisioonil ja kelle poolt ma kavatsen hääletada. Sel korral on niimoodi, et mul reaalselt ei ole ühte kindlat võitjat, keda ma tahan, et võidaks. Mul on lihtsalt väga palju neid, kelle laule ma kuulan. Ma olen suhteliselt obsessed Norra ja Islandiga. Island on mu guilty pleasure laul ja ma ilmselt hääletan ka Islandi ja Norra poolt. Ma annan kummalegi 2 häält. Siis muidugi Eesti poolt ma hääletan. Ma annan Eestile ilmselt 10 häält. Mulle meeldib ka väga Rootsi laul. Nii et ma annan ka Rootsile kindlalt 2 häält. Austria on ilus, aga ma annan ilmselt Austriale 1 hääle. Ja kindlasti Soome. Soome on ka väga slay. Neile ma annan ka 2 häält. Mul on hakanud ka millegipärast meeldima Portugal. Ma võib-olla annan neile 1 hääle, aga mul pole aimugi, kes võidab. Nii et see tuleb huvitav. Aufgrund unserer hohen Verspätung lehnt die Schweizer Verkehrsleitung diesen Zug ab. Meile just anti teada, et see rong ei sõida edasi Zürichisse, kuhu see peaks minema, või siis sinna teise Baseli peatusesse. Aga muidu ma juba teen praegu endale meiki. Oh my god, hello! Esimest korda Šveitsis. Oh my god, Šveits. Siin on nii soe! Ja ma ütlesin sulle, Oh et my iga päev God! nii soe, siin ei ole kunagi küll. Näed! Valgusfoorid vilguvad, nii et Šveits on approved valgusfooride osas. Väga palju inimesi. Lähme otsime nüüd mu hosteli ülesse, kuhu ma pean öösel üksinda tagasi trippima, sest see kõrl elab Baselis praegu. Kas keegi tooli soovib endale? Seal paistab minu armas jälle kapsel hostel. Teen ülesse. See on minu ruum, kus on minu kapsel. See on kraanikauss. Mul peaks olema number 2 ehk alumine. See on siis minu väike kapslituur. Väga cute jälle. Ma nüüd vahetan kiirelt. Ma ei vahet riided ära, ma lihtsalt võtan asjad välja, sest Eurovillage'is on kõik kotid keeratud. Kus ja vitamiin level läksid kokku 4,35 Šveitsi raha ehk siis mingi 6 eurot umbes. Teate, linn ei ole praegu üldse väga täis, siin nagu kuskil random kohas, kus midagi ei toimu. Me jõudsime Eurovisiooni tänavale. Seal on Läti ja Leedu lipp, aga Eesti lippu ei ole. Mis toimub? Meil on kiire söögipaus siin praegu. Ja meie juurde tuli reaalselt mingisugune, oh my god, Peter, Šveitsi vanapaar, kes küsisid, kas me räägime saksa keelt, kas me tuleme Eestist. Professionaalne vlogger. Hakkasid meile lihtsalt rääkima ja mingid nende tuttavad lähevad vist laulupeole ja nad teadsid, et see toimub nüüd 2 kuu pärast. Nii et see oli väga huvitav sinna. Ja Eesti lipp. Palju inimesi juurde. See on ikkagi reklaam Eestile. Viisin enda jaki nüüd sinna. Ma just tegin terve ringi peale, et leida see järjekord siin. Saime nüüd security'st läbi ja nüüd ma vaatan, mis siin mürtsi on ja kui palju see maksab. Kõik on välja müüdud või? Minuga tuldi jälle rääkima, sest mul on Eesti lipp. See, kes minuga rääkima tuli, ütles, et Eesti on üleüldiselt lemmik Eurovisiooni riike.
siin on nii palju teha, et me ei ole jõudnud esimeseks saalimistel isegi edasi. Aga me lähme vaatame nüüd toiduvalikut. Ja never mind, me teeme veel pilte enne. Tere tulemast! Me ostame kohe overpriced jokke. 5 Šveitsi raha maksab üks jook. Siis ma ostan ka veel preetseli, mis maksab 4,50 franka ehk umbes 5 eurot ühe väikese preetseli eest. 2 eurot on pant. Need asjad kõik, 3 asja läksid 20 eurot maksma. Eesti 9. žüriiga ma ei oleks oodanud seda. Oh my god, mul on Islandist nii kahju, neil on 0 punkte. Rootsi pidi võitma. From the audience, you have received 100. Eesti sai 3. koha! Ja sul oli nii palju emotsioone, et nagu nüüd lihtsalt magama minna. Me ei lähe kuhugi afterpartile ega midagi. Tuleb hakata otsima järgmiseks Eurovisiooniks. Ei, actually too, mina olen minemas Austriasse Eurovisioonile, nagu tehke mis tahate. I'm gonna do anything. Tegelikult ideaalis ma tahaksin tööle minna, nii et ma proovin kõike. Mul on seal tuttavad, kes elavad Austrias, eestlased. Nii et I love Eurovision. Ja Eesti 3. koht, ma ei saa siiamaani sellest üle. Praegu mina ootan bussi, et sõita tagasi Ostrisse. Elisa läheb koju. Jah, meie teed lahkuvad kahjuks. Ma loodan, sa suudad selle öö üle elada. Ma loodan, et ma jõuan koju, sest mul ei ole neid Šveitsis. Ma sain lihtsalt pildid Elisalt Mapsist, et kuidas ma koju saan. Oota, ma lähen vaatan. Ciao! Good night! Night. Minu eest see pink liin saabub. Tšauki, homme näeme. Bye bye! Aga ma vist olen nüüd õigel tänaval. See buss pidi tegema ümbersõidu
mis tähendas seda, et ta ei peatunud osades peatustes ja mul ei olnud netti, et vaadata, okei, kus ma nüüd asun, mis peatus nüüd tuleb. See, kus näidati, mis peatused tulevad, pandi ka järsku kinni. Aga siis õnneks seal olid ülitoredad inimesed, siis ma ütlesin neile, et nagu palun öelge mulle, kui mu peatus tuleb. Ja, mind aidati. Mul on hääl natukene ära. Ja ma loodan, et ma nüüd see õigel tänaval praegu. Palun ole õige koht, palun. Kurat, ma olen vist valel tänaval. Ma tulin üks tänav liiga vara. Nii et nüüd me teeme väikse ringi. Sorry, te olete nagu ainsad mu rääkimiskaaslased praegu. Sinds mul ei ole netti. Aga Šveits peaks vähemalt safe olema. Seal on mingisugune creepy park. Inimesed. Tere hommikust. Ma siiamaani need emotsioonid, ma ei saa nendest üle. Mis just juhtus? Eesti 3. Ma alati ei saa aru, kui uhke ma olen lihtsalt Eesti üle praegu ja Tommi üle. Oh my god. Aga ma ajasin ennast riidesse ja nüüd ma pean poole tunni pärast check-out'i tegema. Tere hommikust! Oh my god! How are the feels? Aga väga lahe ja ma olen väga happy Eesti suurte saavutuste üle. Väike armas Eesti. Te põhimõtteliselt teisel kohal, nii et top 3 Austria, Eesti, Rootsi, perfect. For real, nagu. Ülinormid oli tegelikult organiseeritud ka või ma ei tea. See ei olnud nii overcrowded, isegi seal oli ülipalju oli ruumi. Kõik tundus nagu väga safe ka nagu tänavatel need politseinikud. Täna on kohe palju rahulikum see tänav siin. KFC. See kõik läks siin mingi 12 euri umbes või? 10-40 franka, ehk siis mingi 11.50 võib-olla eurot või 11. Okei. Šveitsi ting on ju kõik mingid juustud, mingi sulatatud juust. See burger on reaalselt selle sulatatud, oodaka. See burger on reaalselt selle sulatatud juustuga tehtud. See on väga Šveitsi pärane KFC burger. Basel on ka selline väga nunnu väiksem linnakene. Ma olen viimasel ajal lihtsalt obsessed nende väikeste linnadega. Eile küll see vesi nii ilus sinine polnud. Seal on karaokebuus, aga kahjuks meil ei ole aega, et sinna minna. Populaarne turistaktiviteet on see, et minnakse, kus saab minna selle väikse paadiga niimoodi, et see tõmbab üle sinna teisele. Siin Baselis on ülipalju selliseid joogikohti avalikult. Siis näevadki sellised ülifancy'd välja ja sa võid siis vett juua. Minu arust ülilahe. Näete, jälle on siin üks tuttav tegelane. Nad ei tea mu armas hostel. Väga hea hostel oli, soovitan. Järgmine päev juba on mingi enamik asjad siit ära koristatud. Tagasi Saksamaa Šveitsi rongijaamas. Me oleme nüüd rongis. Aga me sõidame kõigepealt Mannheimi ja siis meil on seal ümberistumine, kuigi me oleme praegu rongi peal, mis sõidab otse Hamburgi. Aga kuna see rongipilet otse oleks olnud mingi 2 korda kallim, siis me võtsime ümberistumisega. Ja miks üldse Elisa kaasa tuleb? Hamburgi on sellepärast, sest homme on meil Dua Lipa kontsert. Nii et me lähme sinna. Stella ei oska üksinda reistida. Ja siis sul on vaja nagu kogu aeg saatjad kaasa. Ja, mul on tegelikult saatjad kaasa vaja. Ma hakkasin siin enda alles jäänud KFC-d söömas. Nüüd mul läks kõht tühjaks. Nüüd kui me tulime rongi, kust enam süüa väga ei saa. Me oleme siis Mannheimis. Meie rong pidi tulema tegelikult mingi 10 minutit tagasi juba umbes või 5 minutit, ma ei tea. Aga seda ei tule ja siin on pandud, et see hilineb 15 minutit. Sellepärast, sest unauthorized people on nagu on the line. Aga kui selline asi on, siis on suur tõenäosus, et see hilineb veel rohkem. Ja üldse on hästi, kui see rong sõidab lõpuks. Nii, me jõudsime nüüd rongile. See on mingi üle poole tunnise hilinemisega praegu. Elisa, mis sul on? Mul on nii kauras, et tuleb viimased 5 tundi. No mis sa tegid siis, et igavust peletada? Ei, kuna ma nii tublisti olen sõitnud siin rongiga ja ma pole üldse vingunud, siis ma ostsin endale overpriced Coca-Cola Zero. Hello, me oleme nüüd jälle bussiga jõudnud siia kohta, kus peab pimedas trepist üles kõndima. Meie lähme sinna pimedusse. Espresso macchiato.
oota, kui ma pean minema ööbussile üksi, kus ma pean minema? Sinna samasse alla. Okei, võtan teie kööginurga. Baltimaad, Leedumaa, Lätimaa, Eestimaa. No nii, hello, täna on juba järgmine päev ja Eurovisioon on küll läbi, post-Eurovision depression on täielikult alguse saanud, aga mul ei ole väga aega seda, et protsessida, seepärast, sest täna on Dua Lipa kontsert, nii et ma mõtlesin, ma võtan teid ka veel sinna kaasa, aga muidu praegu ma teen siis kodukontorit. Me oleme Dua Lipaks nüüd valmis. Väikene energia saamine, kellele Red Bull, kellele Smoothie. Elisa ostis mörtsi. Jah. Kuidas emotsioonid on? Mul on nii valav, me just jooksime rongipeatuses, aga kontsert oli lahe. No küll ei ole mu lemmikartist, aga see show oli ikkagi vägev. Ta on mu lemmikartist ja see show oli mega. No nii, nüüd on päev läinud siis kogu sellest möllust mööda. Ja ma mõtlesin, et võtame nüüd kokku lõpuks ometi selle nädalavahetuse. What the hell just happened? See võtab nädalavahetuse väga hästi kokku, positiivses mõttes. Nagu te ka nägite, ma olin väga õnnelik, kui Eesti 3. koha sai. Ja lisaks Austria võit ka, ma olen sellega väga rahul. Ja ma juba ootan, et ma saaksin minna Austriasse järgmisel aastal. Loodetavasti Viin 2026. Aga kokkuvõttes see nädalavahetus oli kindlasti mu elu üks parimatest nädalavahetustest. Võib-olla isegi parim nädalavahetus, sest see oli nii spontaanne idee tegelikult. Ja tõesti, vahel spontaansed ideed on parimad. Võite kommentaarides kindlasti teada anda, kuidas te jäite selle aasta Eurovisiooniga rahule, kes olid teie lemmikud, kas te olete võitjaga rahul ja ükskõik mida veel, ma armastan lihtsalt Eurovisiooni teemad. Kindlasti jälgige ka mu TikToki, kuhu ma postitan regulaarsemalt ning ärge unustage seda YouTube'i kanalit ka subscribe ida. Meil varsti saab juba 100 subscriberit kokku. See on juba minu jaoks mega suur asi, nii et aitäh kõigile, kes seda juba teinud on. Aga ilma pikema jututa, ma loodan, et teile meeldis see video. Kui meeldis, siis võite kindlasti ka like'i panna ja näeme juba järgmises videos.